Me oleme ikka teel ja tänu Jumalale tee on Kristus, mitte kirik, mitte õpetused. Kasutan täna seda plakatit ka. Sest inimene pidi õppima rohkem vist läbi selle, mida ta näeb. Nii et kasutame siis igasugust meetodeid. Nii kaua, kuni me elame selles ajastus, mil me ei ole veel jõudnud ühisele usule, nii kaua, ma arvan, kuni Jumal laseb, nii kaua ma alustan igat sõnumit, mida Jumal minu läbi annab tulla, sellega, et uues lepingus vend ei õpeta enam venda, tunne issandat. Nüüd, kui sa peaksid ja kas või alateadlikult, kui sina, mina, me ei tee vahet, ma ei ütle, et mina siin ja sina seal, eks ole, vaid me kõik oleme ühes paadis, me kõik oleme teel, nii et Kristus on see, kes on meie usu alustaja, täideviija, me tege meist. Nii, okei. Nii et see puudutab kõiki meid. Aga kui nüüd ütleme hetkel olen kantslisse mina, ehk me isegi see kantsel mitte, vaid hetkel vabastan Jumala sõna mina, aga kui nüüd sa peaksid võtma seda sama Jumala sõna vastu Urmase käest, kas või alateadlikult, siis juhtubki see, et vend õpetab venda. Ja sellel tasandil saad sa pihta nii või naa, sest võimatu on pihta mitte saada, kui Jumala sõna tuleb. Sest vaata, kui Jeesus oli maa pealt, ütles ka, et mina ei mõista kedagi hukka, ma ei süüdista kedagi. Et kui palju täna me veel kostub seda, et me justkui süüdistaksime üksteist, aga jällegi Kristuses ei ole süüdistamist. Kuid kui sa võtad seda vastu nüüd venna käest, siis osutub vend sulle õpetajaks ja siis seal on pahandumised. Et sellepärast on oluline võtta Jumala sõna kui isikut, kui Kristust, loomulikult katsuda läbi vaim, kas ma olen lägitatud Jumalast, kuidas sa katsud läbi tunnistus sinu sees, kas ma õpetan sind järgima iseennast, või tahan ma vähemalt südamest pöörata su tähelepanu Kristusesse veel enam. Küllap sa seda ära tunned, nii et sa katsud läbi minu vaimu ja sa katsud läbi õpetuse, nii palju kui sa tunned, elavat Jumala sõna, kes taas on Kristus ja jällegi tunnistus sinu sees, kas sa tunned nagu head rohelist tuld või sa tunned niisugust punast tuld ja kui miski on arusaamatu, siis selle paned rahulikult riiulile ja tuleb aeg, mil issand ilmutab ka selle meile. Aga Jumal ütleb ka, kutsub meid üles, julgustab meid, et me käiksime sama teed sellest kohast, kuhu me oleme jõudnud. Nii, tänane teema on niivõrd mahukas, et ma üritan mitte kõrvale põigelda siia sinna, kuid selle särgi ma panin selga jällegi meelega. Sellepärast ma tulin ja siia alguses ütlesin, et ma olen täna ikka veel mina. Ma ei ole prohvet, aga ma olen prohvetlik, sest Jumal ütles mulle, et sa oled prohvetlik hääl ja see ei ole minu enese valik või väljamõtlemine. Sa näed siin 11 ja sa tead, et 11 on arv segadusest. Meil on õpetatud seda, 11 on arv segadusest. Sa näed siin kotkast. No, kotkas meeldib paljudele, Lüüdile eriti. Võib-olla Viktorile veel, kellel iganes. Hea küll. Ja siin on kirjutatud, et freedom is not free. Mis siis tähendaks tõenäoliselt, et vabadus ei ole tasuta. Ühesõnaga, tasuta lõunaid ei ole. Siis sa näed siin veel Ameerika lippu, eks ole, ja küllap sa tead ka, et Ameerika omal ajal on olnud Jumala poolt väga hästi kasutatud, nii nagu Inglismaa või Suurbritannia või kuidas peaks ütlema, on kasutatud omal ajal Jumala poolt väga võimsalt, nii nagu Saksamaa omal ajal kasutatud võimsalt, mis iganes. Kuid täna see, kuhu on jõudnud Ameerika, ei ole Jumala tahtes ja see, mis sealt kaudu on tulnud, on väga palju halba on tulnud. Sellepärast, et seal ei ole mitte Kristus, vaid antikristus on tegelikult valitsemas. Ja ma ei räägi mitte niivõrd Ameerikast, vaid ma rääkisin praegu sellest. See on väga hästi, see on väga prohvetlik pilt, Ameerika lipp, Kotkas 2011 ja et vabadus ei ole tasuta. Ja et me oleme praegu selles kohas, kus Jumal on vabastamas meid isiklikult Jumala poegadena kui ka Kristuse ihuna. Ja ma tahtsin täna jagada, ja ma usun, see on Jumala südames, et jagada siis seekord Jumala kuningriigis, sellepärast, et eelmine kord, kui ma siin käisin, ma jagasin seda, mis ei ole Jumala kuningriik. Ja ma tajusin oma vaimus justkui, et jäi nagu selline nagu tühi auk või selline, mis on vaja täita nüüd selle teise poolega, et ei oleks, ütleme siis, segadust, pahandumist ja mida iganes. Niisiis, millal iganes väljub Jumala sõna, võta seda vastu kui Jumala sõna ja täna ma tahan siin lihtsalt jagada väga palju Jumala sõna ja võta see vastu isalt, sellepärast et siin tuleb tohutult ilmutus sulle, kui sa oled avatud südamega, kui sa oled õpetatava meelsusega, kui sa oled alandlik. Jumala ees. Taas ma ütlen, vend ei õpeta venda, mina ei tõsta ennast sinu õpetajaks, eks ole. Sest võimatu on vaimseid asju anda edasi inimlikul teel.
ta on öelnud niiviisi, sest minu seadused on neil meeles ja on nende südames ja see tähendabki niiviisi, meil on Kristuse meel, nagu Jumal ütleb ju selle ajastu kohta ja Jumala vaim elab sinu minu sees. Tema, kes võtab Kristuse omast ja annab meile. Nii et see on nagu, ütleme, natuke manitsuseks nendele, kes ütlevad, et Jumala vaim juhib mind, kuid ei ole sõna kohane. Sest väga selgelt öeldakse niiviisi teised röösti ja minu sarnase isa läkitab teile, kes võtab minu omast ja annab teile, kes juhib teid kogu tõe sisse. Taas me teame, kes on see kogu tõde, see on Kristus, eks ole. Niisiis, Jumal ei lähe mitte kunagi vastuollu oma sõnaga. Me räägime ilmutatud sõnast, me ei räägi kirjatähest. Ja taas ütleb ja ilmutab meile siis tulevasi asju. Kuidas ta ilmutab? See ongi nii, et ta toob meile jätkuvalt uut ilmutust, et me läheme ilmutusest ilmutusse, usust usku, väest väesse. Ja alustan Habakuk 2 peatükk, peatükk 2, salm 1, kus ütleb nõnda, et mina seisan oma vahipostil, asun linnusele ja vaatan, et näha, mida ta mulle räägib, mida siis Issand mulle räägib ja mida ta mulle vastab mu etteheite peale, sest tal oli seal probleeme. Nii. Ka meil on probleeme, kui me ei ole ilmutuslikus valguses, nagu Leevi sinust rääkis ka. Ja seetõttu on meie asi seista Issanda ees ja küsida, oodata, et tuleks see ilmutuslik valgus. Ja ma natukene lähen kõrvale praegu ja mõtlen, ja meie elud ei tohiks olla juhitud kellegi unenägudest. Unenägu ei ole kunagi primaarne ega esmane. Jumala sõna on esmane. Unenäod ja asjad võivad täiendada, kinnitada Jumala sõna. Mitte kunagi vastupidi niiviisi, et unenägu on esimesel ja Jumala sõna nüüd peaks kinnitama unenägu. Ja unenägu, mis ei ole Jumala sõnaga kooskõlas, seda ei tohiks vastu võtta. Ja seal ei tähenda midagi, kas see inimene, kelle kaudu see unenägu või mida iganes on tulnud, kas tema süda on nii puhas või hea või kiindunud Jumalasse. Vaid meil on vaja tunnetust, meil on vaja isa tundmist, meil on vaja Kristuse tundmist. Me peame mõistma, et asi ei ole isikutes. Nii nagu ma ennist ütlesin, et vend ei õpeta venda, mina ei õpeta sind. See on nüüd ühest küljest, kui teisest küljest on see, et see arm, mis on pandud minu elu peale. Me peame omandama sellise tarkuse, kus me eraldame isiku Jumala läkitatusest, Jumala armust, Jumala vabastatud sõnast, kõigest sellest. Nii et kui mis iganes minu kaudu tuleb ja kui sa ei ole nõus sellega, mis minu kaudu tuleb, siis esita väljakutse Jumala sõna põhjal. Jumala sõnaga tule minu vastu, kui tahad, ja ütle või näita, et see, mis ma räägin, ei ole Jumala sõnast. Kuid ära tule kunagi isiku vastu, sest sel juhul on andeks, sa ei ole võtnud vastu Jumala käest ehkki minu kaudu, vaid sa oled võtnud vastu minu käest. Ja mina olen osutunud sulle pahanduseks. Kuid Jumala sõna ütleb niiviisi, et mitte vend ei õpeta venda ja vend ei ole vennale pahanduseks, vaid Kristus on pahanduseks. Ja Kristus ongi pandud pahanduseks ja kinnipüüdmiseks ja mida iganes lihalikkusele, inimlikkusele. Nii et selles mõttes on tohutult oluline olla õpetatav alandliku südamega Jumala ees, pidada kalliks Jumala sõna. Ja jätta nagu isikud eraldi, sest ma ütlen taas, mina ei ole kunagi ründanud ühtegi isikut. Ma olen jätkuvalt ründanud mõtteviise, mis on tõstetud, saad aru, Jumala tunnetuse vastu. Mõttekõrgistused, mis on pärimuste kaudu, inimlike arusaamade kaudu, unenägude kaudu, kust iganes tulnud, kuid mis ei ole ilmutatud Jumala sõna. Ja sellisel puhul ei saa keegi öelda, et mina ründan või mina peksan, sellepärast, et taas ma ütlen, et meil peab olema Jumala kartus ja meil peab olema aupaklikus Jumala sõna vastu. Ja nagu täna juba nii palju siin räägiti ka, et kui me oleme uus loodu, siis me ei tunne üksteist, pane tähele, me ei tunne üksteist isiklikult, isiku põhjal ei tunne liha poolest. Ja siin on jällegi vaja õpetused, tunnetused, unenäod, nägemused, mis kõik eraldada või mitte eraldada, vaid eraldi katsuda läbi isikust. Et me ei katsu läbi isikut, me ei ründa isikut, me ei kiida isikut, eks ole, vaid seda nägemust, seda ilmutust, seda aru saama. Ja seal on tarkus, mille me peame omandama. Sest muidu me on niiviisi, et me lihtsalt puksleme üksteisega, aga tegelikult me nagu ei õpi tundma Jumalat ja ei võta vastu ilmutuslikku sõna. Niisiis me näeme sedasi, et ta on Issanda ees ja nüüd tuleb talle vastus. Ja Jehova vastas mulle ning ütles, kirjuta üles nägemus
ja tähendas selgesti lauakeste peale, et see, kes seda loeb, võiks joosta. Nüüd sa näed, mille pärast on ilmutuslik sõna antud. Et need, kes seda loevad, võiksid joosta. Et me oleksime vabastatud jooksma võidujooksu, mis meile antud Kristuses. Ja et Kristus ihu oleks vabastatud jooksma seda võidujooksu, et saada isa plaan siis täielisse teostamisse lõpuni esile toodud, kus loodu saab siis toodud isa hingamisse, eks ole. Ja ta ütleb selgelt, sest nägemus ootab küll oma aega, aga ta ruttab lõpupoole ega peta mitte. Kui ta nüüd viibib, siis oota teda, sest ta tuleb kindlasti ega kõhle. See, mis on Jumala poolt välja öeldud, sa näed, kas või väga hästi, eks ole, et terve vana leping oli kõik need prohveti kõned ja mis nad kõik seal olid, nad nagu suunasid, või kuidas ma peaks ütlema, nad kuulutasid Kristust, kes pidi tulema. Nad ilmutasid, milline ta on, millal ta tuleb, kust ta tuleb ja mida iganes, kuni ühel hetkel ta tuligi. Nüüd sa näed ka, eks ole, seal oli vist Hanna oli üks ja kes see teine oli ta Siimon, kes olid Jumala poolt pandud selleks templisse, et pidevalt hüüda, et see tuleks esile, mis esile pidi tulema. Taas näed Daniel, eks ole, kui ta luges Jumala sõna ja tuli ilmutuslik valgus ära tundmine, 70 aastat vangistust, 70 aastat oli möödas ja nüüd ta hakkas hüüdma Jumala poole. Ilmutatud sõna põhjal. Ja see siis sündis. Nüüd, 2. Korintase 3.2 ütleb apostel Paulus nõnda. Teie olete meie kiri, kirjutatud meie südamesse kõigile inimestele tuttav ja loetav. Sest teist on ju ilmsi näha, et te olete Kristuse kiri. Sa näed, et apostel Paulus läbi Jumal vabastas sõna. Kuid see ei olnud mitte Paulus, kes kirjutas, vaid on kirjas väga selgelt, sest te olete Kristuse kiri, kõigil inimestele loetav, kuid siiski meie teenimistöö läbi valminud. Nii et jälgi ma ütlen sedasi, et mitte me ei võta õpetust inimeste käest, me ei austa inimest, me ei ründa isikut, eks ole, vaid me katsume läbi, kas see õpetus on Jumalast või mitte. Ja Jumal selle sõna väga mitmes kohas julgustab meid üksteist manitsema. Võtame kas või selle sama asja, et prohvetlikkus on väga selline põnev asi ikka veel tänapäeval ja prohvet Luus on see, kes võitleb täna apostoliku vastu. Nii. Nüüd, pane tähele, mida ütleb Jumala sõna. Kui üks prohveteerib, Viktor prohveteerib, halleluuja tänu Jumalale, siis 3 arvustagu. Üks prohveteerib, aga 3 peavad arvustama. Mitte ei süüdista, mitte ei mõista hukka, vaid katsuvad läbi. Kas see on Jumalast? Pead nägema suhet, 1-3. Aga meil on niiviisi, et kui nüüd ütleme, keegi prohveteerib, näiteks Urmas prohveteerib, siis öeldakse kohe, et nii või naa on ju. Kas kohe, et halleluuja, see on Jumal ja see ongi nii. Aga kui palju on tulnud just nimelt seda, ma lähen natuke siiski kõrvale. Mooses esindab läkitatust, sest Jumal võttis, ta ütles, vaata, mina läkitan sinu. Mooses on ka pilt apostelikust, sellepärast, et apostelikkus ongi läkitatuus ja sina oled apostelik. Sellepärast, et Kristus ihu sünnitati apostelikuks. Läkitatuse mandaati kandma siin maa peal. Nüüd, Mooses on väga hea pilt sellest. Ja nüüd sa näed seda asi, et Moosesega, eks nendega, kes kannavad seda läkitatust, ehk siis Kristus ihu ehk Jumala pojad, kõneleb isa palgest palgesse. Kui ta ütles selle Aaronile ja Mirjamile, ütles sedasi, Mirjam on pilt prohvetlikust. Nüüd, me ei aja seda sassi täna viielaadse teenimistööga, pead seda mõistma. Ma ei lähe endast ette, see on sõnum Saare Urissaare jaoks, kui Jumal lubab. Kuid Jumala sõna ütleb selgelt, et käsk ja prohvetid sellisel kujul, nagu olid vanas lepingus, olid kuni Ristja Johanneseni. Vanas lepingus oli isa positsioonis, oli prohvet, kuid see oli kuni Ristja Johanneseni. Peame seda mõistma. Tänapäeval prohvetid, Jeesus tuli ja ta andis oma mantli ja jagas 5. Apostel, prohvet, õpetaja, evangelist, karjan, eks ole. Nüüd, kõik need 5 on vaja, et nad teevad koostööd, et taas tuleks esile Kristuse mantel, on ju. Kuid uues lepingus sa ei näe enam prohvetit isa staatuses, vaid sa nüüd näed apostleid isa staatuses. Kuid ma ütlen taas, et hea sõnum selle asja juures on see, et me kõik oleme kutsutud apostelikuks. Mõistma isa tahet, nii nagu on taevas ja seda teostama maa peal. Mõistma isa teid. Nägema temast palgest palgesse, suhtlema temast palgest palgesse, et isa õpetab ükshaaval ka meid, eks ole. Ja ta ütles niiviisi, siis ütles sedasi, et Moosesega ma räägin palgest palgesse, aga põhimõtteliselt sinule ma räägin unenägude läbi.
Kui meie nüüd täna Jumala poegadena tahaksime olla õpetatavad või suunatud unenägude läbi, no kuule, anna andeks. Keda sa tahad siis järgida? Selle tõttu tundub, nagu mina olen karm või selline, aga ma ei ole kunagi tulnud taas, ma ütlen, isikute vastu. Ma ei nimeta praegu nimesid. Kuid mida mina olen pidanud kogema, pidevalt tullakse minu kui isiku vastu. Tule korrigeeri minu õpetust, tule kritiseeri mu õpetust, tule lükka mu õpetus ümber Jumala sõnaga, kui ma olen vale. Ja ma ei ütle mitte midagi selle kohta. Kui sa leiad midagi minu õpetusest, mis ei ole kooskõlas Jumala sõnaga, tule tõesta. Ja ma ütlen, et ma olen eksinud selles asjas, anna mulle andeks, selles asjas ma panin mööda. Kuid kui sa tuled ründama mind kui isikut, siis anna andeks, sina tuled Jumala vastu. Sa aru, sa ei tule minu vastu, sa tuled Jumala isa vastu, sest Jumal on mind läkitanud. Ma kannan läkitatuse mandaati. Sõna, mida ma ka täna vabastan, ei ole minu sõna. Mina ei ole tulnud siia, et meeldida sulle inimlikult või püüda sinu austust või saada su raha või mida iganes. Sa pead seda mõistma. Sellepärast, et neil viimsel päevil Jumal läkitab Eelia vaimu. Ja mida tegi Eelia? Pane tähele, Eelia alati ta nagu konfronteeris, ta alati nagu esitas väljakutse. See on üks asi, mida kannab Eelia, kuid mitte see ei ole eesmärgiks, et konfronteerida, vaid eesmärgiks on, et toota pojad, et taas tuua rahvas kokku ja pühitseda nad nagu issandale. Nii nagu apostel Paulus ütles, et ma olen teid kihlanud ühele ainsale. See on see, mida kannab ka apostlikus. Ta on armukade, aga mitte kunagi, et omandada Kristuse pruuti, vaid et olla kihlatud pruut, plekita, kortsuta, laiguta, kelle silmad on kiindunud issandasse, kes järgib, nii nagu isa ütleb sedasi, et nagu ta ütles, seal on ju sedasi, et kes ei tule ukse kaudu, on varas. Et alati iga asi peab tulema läbi Kristuse kaudu, sest Kristus on uks. Ja nüüd sa näed taas seda pilti, et isa tuleb oma läkitatute kaudu, tuleb Kristuse kaudu, tuleb ukse kaudu, et viia omad välja. Kas sa kuuled seda sõna? Et viia omad välja. Ja pane tähele edasi ja iga üksikult järgib isa, sest ta tunneb isa häält. Ei ole, et vend õpetab venda. Kuid nii kaua, kuni me jõuame ühisele usule, selleks ajaks, sest pane tähele, Efeslaste kirjas Jumal ütleb, et selle ajani, mil me kõik oleme jõudnud ühisele usule, Kristuse tunnetusele ja kasvanud Kristuse täisikka, tema mõõtu mööda, on Jumal pannud viielasse teenimistöö. Et ka apostlid ja apostelikkus ei ole mitte lõpmatuseni. Meiega eksisteerime ainult teatud ajas on viimane etapp enne seda, kui tulevad ilmsiks pojad, kes on kasvanud täisikka. Pojad, kes vabastavad nüüd kogu selle loodusele kaduvuse alt. Ja sellepärast, kui meie Jumala poegadena, kui meile ees on vale pilt, ma nüüd lihtsalt tahan minna edasi, et teie olete meie kiri kirjutatud meie südamesse kõigile inimestele tuttav ja loetav, sest teist on ju ilmsi näha, et te olete Kristuse kiri. Kristuse kiri, mitte kiriku kiri. Ma ei tea, mis iganes pärimuste kiri, Kristuse kiri. Ma lähengi siit natukene endast ette, miks ma selle siia võtsin. Me jõuame täna sellesse kohta, kus me näeme, et keskses on Kristus. Kõik on tema poole, kõik on tema läbi. Kristus, mitte midagi enamat, mitte midagi vähemat kui Kristus. Ja Kristus on poeg ja ta on esmasündinud poeg paljude poegade keskel, kes me kõik oleme. Teisisõnu, me kõik oleme Kristus, me kõik oleme esmasündinud ja tema on meie kuningas. Me kõik oleme kuningad ja tema on meie kuningas, eks ole? Nii. Ja mitte kirjutatud tindiga, vaid elava Jumala vaimuga. Ja nagu ma juba ütlesin, et Jumala vaim ei lähe vastuollu sõnaga. Ja sõna on Kristus ja seda me loeme siit ka. Kuid pane nüüd tähele, galaatlastele pidi kirjutama apostel Paulus, te mõistmatud galaatlased. Kuule seda sõna, te mõistmatud, te rumalad, te pimedad, kuidas iganes. Kes teid on võlunud, ehk kes on teid ära nõidunud? Nüüd kuula, teie kile silmad ette, Kristus oli maalitud ristilööduna. Kristus. Apostel Paulus isa staatuses maalis nende ette Kristuse. Et nende silme ees oleks üksnes Kristus, mitte mingit religiooni, mitte midagi sellest, mis oleks, nagu ütleme, inimkäe poolt tehtav või inimese kaudu tulev või mida iganes, vaid üksnes Kristus. Kuid ometi nad lasid ära varastada selle nägemuse ja jõudsid kohta, kus valeõpetused olid nad kätte saanud, sest Paulus pidi ütlema, kes on teid ära nõidunud, kes on teid ära võlunud. Nii et selles mõttes me ei saa olla ennast täis ega täissõnud või uhked ja lükata kõrvale
ütleme siis Jumala läkitatud ka tänasel päeval, sest jätkuvalt ta saadab eelijaid, et kätte saada poegade süda ja saada kätte otsani. Ta jätkuvalt tuleb, et puhastada oma koda, sellepärast, et suur arm saaks taas vabastatud meile. Niiviisi, et lõppeks Jehova koda, kes on Kristus ihu, oleks kõrgem igast künkast. Nii. Ma ütlen, see on niivõrd laialdane teema, et ma praegu siin jooksen sedasi, aga tohutult palju, mis oleks vaja nagu öelda. Niisiis, Kristus on kõige kese. Jumala sõna Kolosse kirjas ütleb niiviisi, et Kristus on nähtamatu Jumal isa kuju, kõige loodu esmasündinu, eks ole? Sest tema läbi, ehk siis Kristuse läbi on loodud kõik, mis on taevastes, mis on maa peal, mis on nähtav, mis on nähtamatu ja nii edasi. Ja kõik on loodud tema läbi ja temasse. Ja kõik võetakse taas kokku temas. Nii et me näeme, et Kristus on Jumala süda, Kristus on Jumala väljund, Kristus on Jumala vastus, kuidas iganes peaks ütlema. Kristus ja mitte midagi muud. Ja tema ise on enne kõiki ja kõik püsivad koos tema sees. Nii nagu me kaldume kõrvale Kristusest, me hakkame siia kõrvale panema, seda ma olen juba enne rääkinud, aga paljust asju tuleb üle korrata, sest ust tuleb kuuldust ja kuuldu peab tulema Jumala sõnast. Mis iganes sa paned Kristuse kõrvale, arm, võidmine, lahutatud Kristusest, on see ebajumal. Armastus aitab nendest kolmest esialgu. Pane Kristuse kõrvale, saad aru, sa lahutad Kristuse armust, sa lahutad Kristuse võidmisest, sa lahutad Kristuse armastusest ja sa oled kaotanud Kristuse. Ja need on saanud eraldi võetuna ebajumalaks. Sest Kristus on see, kelles elab Jumala täius. Kristus on nähtamatu isa nähtav kuju. Ja tema on ihu, see on koguduse pea, ta on algus ja esmasündina surnutes, et ta kõiges saaks esikohale. Sest Jumal arvas heaks kõik täiuse lasta elada temas. Ma pean seda siis võib-olla natuke jälle seletama. Me võime öelda, et me oleme Kristuses, kuid kui me oleme inimlike õpetuste tuulte poolt või millest iganes lasnud ennast kõrvale kallutada, meid on välja meelitatud Kristusest, siit seest, sinna. Ja sellepärast on need, et keda Jumal läkitab tänasel päeval taas, et meid tuua taas siia Kristusesse ja jällegi, et me oleksime leitud Kristusest ja mitte millestki muust. Mitte millestki inimlikust tegevusest, kui kaunis on see, ta ütleb sedasi, et me ei ole tulnud käega katsutava juurde, me ei ole tulnud füüsilise kõrvaga katsutava juurde, vaid me oleme tulnud Sioni ja Jeruusalemma juurde, elava Jumala linna juurde, esikpoegade piduliku kogu juurde. Kuivõrd armukade on Jumal, et ta tahab meid kätte saada ja meid hoida ja kaitsta ja õnnistada ja nii edasi Kristuse ees, sest väljaspool Kristust ei ole elu. Niisiis kogu täius elab siis Kristuses. Nüüd ütleb ta Efeslaste 1. peatükis, et ta on teinud meile teatavaks. Mille? Oma tahtmise saladuse. Varjul olnud peidetuse saladuse. Oma hea meele kohaselt, mis ta siis oma head meelt mööda on, nagu ütleme, teinud või loonud või kuidas iganes. Nõnda nagu ta seda eneses oli kavatsenud, nüüd milleks? Aegade, ajastute, alates Aadama loomisest, aegade, ajastute korraldamiseks. Olid erinevad ajastud. Üks nendest ajastutest oli see, kui Jeesus elas maa peal kui inimese poeg, mis on möödunud ajastu, mis on lõpetatud ajastu, eks ole? Kuhu me tagasi minna ei saa, kuhu me ei saa minna täna inimese poega ja võtta teda enesele panna eeskujuks, sest ta ei ole enam täna inimese poeg. Me ei saa minna ja võtta viimset Aadamat ja tantsida ainult tantsu kogu ümber selle risti seal ja öelda, et nagu see on lõpetatud, sest sellest edasi tuleb nüüd jõuda kohta, kus me kasvame üles tõusmisellu, kes tema on täna. Niisiis, kõigi nende aegade ajastute, mida ma lihtsalt praegu natuke ühte ajastut puudutasin, seal enne seda on Iisraeli ajastud ja mis iganes kõik asjad, eks ole. Nüüd on tulnud ajastu, mil kõik need ajastud võetakse kokku jällegi Kristuses. Et kogu loodu näeks jällegi poega Kristust. Ei kirikut, ei religiooni, mitte midagi, sest see kõik siin väljaspool ongi religioon. Väga kristlik,
välimuse poolest, kuid väga tappev, väga kinnipüüdev. Üksnes Kristuses on vabadus. Nüüd, sealt edasi liigume uus sündi. Me teame seda jutuajamist Nikodeemusega, kes oli üks juutide ülem ja kus Jeesus pidi ütlema niiviisi, et kui sa ei sünni ülalt, ei pääse sa Jumala riiki. Niisiis, mis juhtub meiega? Esimene asi on uus sünd, eks ole, ülalt sündimine. Ja ta ütleb, et mis lihast on sündinud, on liha ja mis vaimust on sündinud, on vaim. Nüüd vaata, kui kaunis on pilt nendest, kes on sündinud vaimust. Need, kes on kutsutud järgima isa, need, kes on kutsutud nägema isa palet ja need, kes on kutsutud kuulma isa häält. Ja selleks oled sa kutsutud, kui sa oled ette ära tuntud, kui sa oled, kui Jumal on su kätte saanud, ette ära tundnud, eks ole, ja määranud sind saama esmasündinu sarnaseks. Siis ta ütleb niiviisi, et tuul puhub, kus ta tahab ja sa kuuled ta häält. Need, kes ei ole täna käimas isaga, vaid kes on religiooni poolt kinni püütud või ütleme kinni püütud, okei. Vahet ei ole, nad ei ole halvemad. Ja mina ise olen religiooni poolt kinni püütud. Minus eneses on veel metsalist nii palju, metsalise mõtteviisi, kõrgistusi, asju nii palju. Praegu ma olen perioodis, kus isa lihtsalt puhastab ja vabastab mind metsalisest. Ehkki ma olen Jumala poeg, tänu Jumalale. Aga väga palju hingepinnal ja väga palju siin on metsalist. Pärimusi, inimlikke pärimusi, mis on teinud tühjaks Jumala sõna, kes on taas Kristus. Ta ütleb väga selgelt Thessalonika kirjas, et antikristus saab ilmsiks, mille pärast? Sellepärast, et kogudus on ära taganenud. Sellepärast, et kogudus on ära taganenud. Kuidas kogudus on ära taganenud? Sellepärast, et südame troonil ei ole Kristus, vaid metsaline ehk 666 ehk inimlikkus. Ja kui väga palju ma jälgin seda, mis väljas toimub, siis ongi minu prohveti kuulutus, Kristuse tunnistus nii öelda, mis on, saad aru, millele on külge pandud silt, Kristus või kristlik, kuid mis ei ole isa Jumalast, vaid mis on maailmast. Vaatlen maailma ja tulen ja räägin, et see on Jumalast. Ja seda toimub väga palju Kristuse ihust täna. Nii et kui sa mõistad seda, kuivõrd kriitiline, kuivõrd sinust ja minust sõltuv on see, et me püsiksime, oleksime leitud Kristuses ja mitte inimlikest pärimistes, mitte maailma vaatamises, mitte unenägude nägemises või ma ei tea millest iganes, mis loob vale pildi meile ja me ei ole suutelised jooksma või heal juhul, kui me oleme suutelised jooksma, siis pane tähele, mida ütles apostel Paulus oma suguvendade kohta. Ma annan neile tunnistuse. Nad on väga agarad Jumala asjade suhtes, aga mitte õiget tunnetust mööda. Taas asi, mida me võime Kristuse ihust tänapäeval näha, on need, kes on väga agarad, kuid mitte õiget tunnetust mööda. Ja nüüd, kui kellelgi on tunnetus, kui näiteks mul on tunnetus, kui Jumal on mulle selle armu andnud, kui Jumal on mulle selle kutsumise andnud, kui Jumal on mulle selle vastutuse andnud ja kui mina selle peale ei ütle mitte midagi, ütleme niiviisi, või ma plaksutan käsi, et samamoodi olla, saad aru, meeldiv, vastu võetud, õige sõna, vastu võetud kellegi poolt, kes liigub täna inimlikkuses, siis osutun mina üleastujaks. Siis mina ei osutu Kristuse teenriks sellepärast, et mul on inimeste arvamine olulisem kui see, mida arvab minust Jumal. Ja tahes tahtmata selles kohas sa lähed põkkud või lähed nagu vastuollu teistega, otse loomulikult on vaja rohkem tarkust, on vaja rohkem Kristust, on vaja rohkem armastust, mida kõike rohkem. On vaja Kristust rohkem, kes on armastus ja tarkus ja vägi ja nii edasi. Kuid siin me oleme kasvuperioodis. Ja samas taas, kui sa vaatad algkogudus oli palju võimsam ja väelisem, kui meie praegu oleme, kuid me ei jää siia tänu Jumalale. Kuid sa näed mida? Apostel Paulus pidi manitsema apostel Peetrust. Oi, see apostel Paulus oli ikka väga kuri ja väga paha vist. Teiste ees ka veel. Inimlik varusaam on see, et ta nagu kritiseerib seal Peetrust, eks ole. Nii et me peame mõistma, et sellel teel, mille me täna oleme, mille Jumal on kogudust puhastamas, oma ihu puhastamas, need asjad on tavalised nähtused ja siin lihtsalt tulebki meil olla armuline üksteisega. Kui mina eksisin sinu suhtes, palun andeks. Kui ei palu andeks, Jumala ees, anna ikkagi andeks, eks ole. Sest lihtsalt need asjad käivad kaasa, me oleme kasvuperioodis ja palju asju, mis tuleb välja juurida, kitkuda ja mida iganes. Ja igas ühes meis on metsalist. Mitte ükski meist ei käitu täna täiuslikult ja sellepärast ongi, et tuleb üksteisega olla armulised ja otsustada, mitte tunda üksteist liha poolest. Kuid see ei tähenda, et kõik, mis sinu kaudu või minu kaudu peaks tulema, olgu need unenäod või õpetused, me peaksime vastu võtma ja ütleme selle peale aamen. Vaid need tuleb läbi katsuda. Kuid isikut
me ei tunne liha poolest, vaid isikus me austame Kristust ja tunneme Kristust. See ei ole alati lihtne teha, eriti kui teine on sind, ütleme, solvand või ründanud ja ülekohtuselt nimetan sind mingite nimedega või mis iganes, kui Jumala ees, nagu apostel Paulus ütles, mis iganes mul on kellegi vastu olnud, ma olen Jumala ees andeks andnud. Vaat see on sellepärast, et hoida puhtana oma süda. Nüüd loeme edasi. Nõnda on igaüks, kes on sündinud vaimust. Ta puhub, kus tahab, sa kuuled tema häält, aga sa ei tea, kus ta tuleb ja sa ei tea, kuhu ta läheb. Ja selleks on kutsutud Jumala pojad. Järgima vaimu. Kuivõrd kaunis on see, mis sa näed, mis on sünnitatud vaimu poolt ja mis on vaimu liikumine. See tunnetus, see nägemine, see arusaam, see on hoopis midagi muud kui see, mida võiks pakkuda inimlik religioon. Ja need, kes ei ole sellel lainel, sellel hetkel veel, nad ei mõista seda, nad ei tunne seda, nad ütlevad, et tuleb, ei saa aru, kust tuleb, läheb, ei saa aru, mitte millestki ei saa aru. No mis siis teha, kui ei saa aru? Tuleb minna koos nendega, kes täna saavad aru, kes kuulavad täna isa häält ja järgivad teda, sest ta ütles, et võõra häält te ei tunne, kuna te tunnete minu häält ja selle tõttu te ei järgi võõrast, vaid järgite mind, sest te tunnete mu häält. Loeme edasi. Alguses oli sõna. Kuule, kui kaunis see on. Seda on Mervin nii palju rõhutanud, kui me näeme seda pilti, ma ei võtnud seda mitte sellepärast, et Mervin on seda rääkinud, vaid sellepärast, et isa andis selle mulle. Alguses oli sõna. Mitte vaim, sõna. Ja sõna oli Jumal isa juures. Ma räägin nüüd oma sõnadega. Ja sõna oli Jumal. Sõna. Nüüd, kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud. Kellest ta räägib? Kes on see sõna? Kristus. Ja valgus paistab pimeduses ja pimedus ei ole seda võtnud omaks. Pane tähele, pimedus kunagi ei võta vastu sõna. Pimedusest ma räägin sinu ja minu sees. Siin, hingealadel, siin. Ja sellepärast vabastabki Jumal oma sõna, mis on elav, mis on vägev, mis on läbilõikav, mis on läbitungiv, mis on eraldav, mis eraldab hinge vaimust. Ja selles kohas, kui me oleme teinud kvaliteetse otsuse olla õpetatavad ja sõnakuulelikud tema poolt, mitte venna poolt, seal me ei saa haiget. Ja kui me peaks saama haiget, me läheme isa ette, ütleme, isa valus oli, aga saad aru, ise tead, kuidas isa ees oled või mida iganes. Mul oli aeg, mil ma ütlesin, kui Albert Türmpuu veel Eestis oli ja jutustas, ma olin noor ja ma ütlesin tihti peale isale, mitte temale, valus on, aga nii hea on. Aga sa näed nüüd niiviisi ja mis siit edasi on. Ja nüüd see sama sõna tuleb sellesse, mis tema oma on, ehk tuleb omade keskele ja nüüd kuula ja tema omad ei võtnud teda vastu. See sama oht on sinul ja minul täpselt samamoodi. Nii nagu tuleb kõrkus, nii nagu tuleb täis söödud olemine, nii nagu tuleb juba, et ma olen juba kuningaks saanud. Kas sa kuuled neid sõnumeid, kas see sama asi, et kõik on armust? See sama lõikab ära tegelikult sõna, see ütleb, et kõik on juba lõpule viidud, kõik on juba armust, minus on kõik juba täiuslik, ma olen juba kohale jõudnud ja nii edasi, nii edasi. Teine pool, teine kraav on see, kus ütleb niiviisi, et kõik sõltub minu tegemisest, minu pingutusest. Ei, Kristuses ongi kõik lõpule viidud. Minus, sinus. Kuid nüüd igapäevaselt Jumala vaimuga koos elades, Jumala vaimuga koos käies, kui te elate vaimus, siis ka käigem vaimus, eks ole, ta ütleb. Nüüd praktiliselt tuuakse esile see, tehakse nähtavaks siin füüsilises see, mis on juba vaimusväris toimunud. Nii et selles mõttes jah, me oleme kohale jõudnud, jah, me oleme täiuslikus tehtud, kuid see peab saama ka ilmsiks. Ja sellel teel on tarvis meie õpetatavust ja alandlikkust Jumala sõnale ja Jumala vaimule. Kuid kui me just näeme seda, et alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna on Kristus, siis kuidas sa saad nagu mitte panna Jumala sõna esimesele kohale? Sest Jumala sõna ei ole kunagi kirjatäht. Kristus ei ole kunagi kirjatäht püüdmaks kinni või vangistamaks. Vaid ta on ilmutatud elav Jumala sõna, kes alati toodab oma liigi järele. Milline on see sõna? Ilmutuse raamatus loe ise. Pale paistab nagu päike. Suust väljub kaheterane mõõk. Liha jookseb minema selle pildi juurest. Aga vaimul on see kallis, sest vaimul on arusaam. Vaimul on nägemine ja mõistmine. Ja seetõttu, et vaim näeb ja kuuleb ja mõistab, ta armub enam ja enam sõnasse taas, kelleks on Kristus. Aga ta ütleb, aga kõigile, kes teda vastu võtsid, kes võtsid vastu siis selle sõna,
andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, kes usuvad tema nimesse, kes ei ole sündinud verest, lihatahtest ega mehe tahtest, vaid Jumalast. Ja nüüd ta ütleb, sellepärast me ei tunne praegusest ajast peale kedagi, isikut, mitte õpetusi liha poolest. Ja selle ma juba peatusin, siin ma enam ei peatu. Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata uus on tekkinud. Nüüd läbisime uus sünni, eks ole. Nüüd me jõuame sellesse kohta, kus me hakkame nägema isa-poeg mudelit. See ei ole pelgalt üks uus õpetus. See ei ole lihtsalt ühe mudeli nägemine, vaid see mudel kannab eneses armu, see mudel kannab eneses elu. Ja sellepärast on oluline mõista, et me elame täna ajastus, mil Jumal on esile tõstmas poegasid. Ja sellest me oleme omal ajal nii palju rääkinud, et Kristuses ei ole meest ega naist, ei ole tütreid ja poegasid, vaid kõik on pojad. Kuna vaimus ei ole sugu. Ja Jumal ei tunne sind või mind soo järel, et kas seal midagi on või seal midagi ei ole, eks ole. Ühel siin, teisel seal rohkem või vähem. Vaid vaimus on Kristus. Nii, okei. Ja nüüd me näeme, ja sõna sai lihaks. Ehk see sama sõna, kes oli Jumala juures ja kes oli Jumal, sündis inimeseks. See sai lihaks, võib-olla mõnda eksitab, kui ta ütleb nii, et ta sündis inimeseks. Ja elas meie keskel ja me nägime tema au kui isast ainusündinud poja au. Nüüd me näeme, et oli periood, mil ta oli ainusündinud poeg. Ja ta oli täis armu ja tõde ja au. Siis ta ütleb niiviisi, et esimene inimene Aadam sai elavaks hingeks. Siis inimkonna esiisa, eks ole. Nüüd viimne Aadam, kes siis Kristus oli vahetult enne ristile minekut, sai vaimuks, kes elustab. Esimene inimene ehk Aadam oli maast muldne. Teine inimene on taevast. Ja edasi ta ütleb, milline on muldne, sellised on ka muldsed ja milline on taevane, sellised on ka taevased. Ma annan sulle täna väga palju Jumala sõna, anna andeks mulle, sest ma ütlen sulle, et taas need asjad vajaksid seminari. Aga seminar vajab, et on inimesi, kes tahavad olla õpetatavad, kes tahavad kuulda. Sest ühekordsest kuulmisest ei ehitu sinusse ega minusse Kristus. Ja sellepärast ongi apostolikud koolid ja mida nad teevad näiteks Lõuna-Aafrikas jätkuvad ja pidevalt ja neil on ka tulemused. Inimesi tuleb järjest juurde, sellepärast et inimesed tulevad kuningriiki. Inimesed ei tule kirikusse. Kui me jõuame kohta, kus meie meel on niivõrd uuendatud, et siin on poja meel, siin on isa mõtteviis, siin ees on pitsat, isa pitsat. Me oleme kuningriigi meelsed rohkem kui eestlase või Eesti kodakondsuse meelsused, sest praegu me oleme Eesti kodakondsuse meelsused rohkem. Me ei tea veel suurt midagi Jumala kuningriigist, see ei ole jõudnud ilmutuslikult meile kohale, me ei ole seda veel omandanud. Ja sellepärast oleks nendest asjadest vaja rääkida ja rääkida ja rääkida. Kuid mida me oleme omandanud, ma toon sulle praegu ühe näite. Alles Facebookis jooksis läbi ja ma mõtlesin, kas kirjutada või mitte ja ma otsustasin mitte kirjutada, parem räägin siin kanslis. Lihtsalt näe see läbi, kui inimlik see on. Kas oled kuulnud seda ütlust, et prohvetlik, äkki tuled, Viktor, mulle natuke, ei tule ka, pole vaja, sain juba hakkama. Mul on maad natuke jooksmiseks võib-olla. Et prohvetlik on nagu plahvatus. See on nagu ütleme jõgi, mis läheb üle kallaste. Kui puudub apostelik. Apostelik on see, mis paneb nagu kaldad ette ja apostelik ilma prohvetluseta, ilma prohvetlikuta või kuidas iganes see oli, on kuiv ja väga selline doktriiniline või väga niisune. Mulle tuleb täpselt sõna saanud meelde, aga sa tead küll. Nüüd, küsimus sulle, kelle käest oled sa seda kuulnud? Selle käest, kes on olnud autoriteet. Järgmine asi. Sa ei ole läbi katsunud, kas tegelikult on Jumala sõna või mitte, sest sa võtsid selle vastu, kuna see inimene, kelle kaudu see tuli, on sinu silmis autoriteet. Edasi. Facebookis pani selle kirja üks inimene, kes on pärit Saaremaalt, kes on sinu silmis sümpaatne ja armas ja sa paned sinna oma meeldimise. Ja sa ei katsu läbi, kas see oli Jumala sõna või mitte. See on nii inimlik. Saad aru, ma ei süüdista kedagi, vaid näe seda pilti, kuivõrd inimlikkusest me oleme harinud liikuma. Kuid nüüd, kui me katsuksime selle läbi Jumala sõnaga, siis sa näed, et tegelikult see ei ole Jumala sõna. Parimal juhul on see kellegi kogemuslik väljendus, halvemal juhul on see vaenlase õpetus. Sest mida see toodab, tegelikult see nii prohvetlikust kui apostellikust jätab vale pildi meile. Sest mine Jumala sõnasse ja loe apostlite kohta. Oli seal igav, oli seal mingid doktriinid ainult. Nad kõik jõudsid ühisele usule. Nad tootsid kuningriiki. Nad ütlesid keisri mitte kellegi olevat ja nimetasid kuningaks Kristuse.
Nad kõik olid ühel meelel, iga päev. Keegi ei öelnud, et minu vara, minu maja, minu põllud. Vaid kõik oli neil ühine. Mis pärast? Nad ei olnud mingi kommuun, vaid nendel oli Kristuse kuningriik niivõrd nende sees, et nad elasid kuningriiki. Nad elasid kuningriigi nimel. Ja vot selles oli see. Nii et me ei tohiks nagu, me peame läbi katsuma kõik, ma ütlen taas, sina pead läbi katsuma minu. See, mis mu suu kaudu tuleb, kas see on Jumala sõna, Jumala vaim või ei ole. Ma tean, mina ei ole su silmis selline autoriteet, nagu mõnigi teine on. Ja selle tõttu sa ei võta kõike kohe urraaga vastu. Kuid saa siis targaks ja katsu läbi kõik asjad, kelle iganes suu kaudu ta tuleb, kas see on Jumala sõna või mitte. Ja kui sa ise ei tunne Jumala sõna nii palju, siis mine Leevi või kellegi teise juurde, kes peaks Jumala sõna tundma ja küsi, kas see oli Jumalast või ei olnud. Jällegi, nüüd, kui see asi selle isiku kaudu tuli, ei tähenda nüüd, et see isik on paha. Vaid Jumal ütleb selgelt, võtke vastu ja pidage kinni sellest, mis on hea. Milles keegi on ekslik, anna andeks, pane kõrvale ja läheme edasi. Niisiis, ta ütleb, keda ta on ette ära tundnud, need on ka ette ära määranud olema tema poja näo sarnased, et tema oleks esmasündinu paljude vendade seas. Niisiis me näeme, et isa plaan oli sünnitada esmasündinu ja mitte ainult. Sa näed isa südant, ta ei ole ainult niivisti, et vaat minu poeg Kristus, esmasündinu, kõik temasse, tema läbi, ainult tema on A ja O, tema ongi see, teie pole mitte midagi. Vaid sa näed sedasi, et esmasündinu sündis, et palju esmasündinuid võiks sündida. Ehk siis poeg sünnitati, et palju poegasid võiks sündida. Ja nüüd vaimus, kas me kunagi tõstaksime ennast üle Kristuse? Mitte kunagi, on ju? Vaimus on alati respekt, vaimus on alati alandlikkus, õpetatavus, armastus, alati. Mitte kunagi ei saa olema niiviisi, et mina tõukan troonilt Kristus ära ja ütlen, mina ise olen esmasündinu, on ju. Mitte kunagi. Aga inimlikkuses käib alati üks maadlemine ja üksteise tapmine ja kadestamine ja nii edasi, nii edasi, nii edasi.